Mina olen Aide ja elan Saku vallas Kasemetsa külas. Kasemetsa küla on endine suvilapiirkond ja kui paljude majapidamistel oli ühine puurkaev, siis fekaalivedu oli kõigil oma. Mõningal juhul oli see fekaalivedu sellest ajast, kui neid krunte siia üldse jagati. Risk puurkaevude saastumisele oli väga suur ja kui tekkis ka mõni leke, siis tegelikult selle tuvastamine või leidmine oli pea võimatu. Täna on oma puurkaevu asemel siis ühisveevärgi vesi ja ma võin olla kindel, et see vesi on ohutu ja puhas meie jaoks. Mis puudutab nüüd fekaalivedu, siis siin on väga oluline mugavus. Kui paak fekaalile hakkas täis saama, siis minust sai tegelikult planeerija. Et kui palju külalisi, kui palju majapidamistöid, kui kiiresti tuli ennast kirja panna fekaali auto jaoks, et täna seda muret enam ei ole. Et ma olen selle juba ära unustanud. Ja kindlasti on kasulik see ka mu rahakotile. Meie pere ei ole vee tarbimise osas muutusi teinud. Et me tarbime vett ikkagi säästlikult. Et ma ei näe hetkel muid muutusi, kui tõesti see turvalisus on kõige olulisem, siis on see mugavus ja loomulikult see rahakott. Ühtne ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteem tagab, et kraanist tulev vesi on puhas ja joogikõlbulik. Reovesi liigub puhastisse, kus ei riku põhja ja pinnavett. KIK-i toetuste abil on rajatud üle terve Eesti torustike süsteeme, veepuhastusjaamasid ja reoveepuhasteid. Oleme õla alla pannud ka eraisikutele, et nad saaksid võimaluse kinnistu sees ühendada majapidamine asulas välja ehitatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Kvaliteetse veevarustuse sai nii 14 000 inimest ja nõuetekohase reoveesüsteemi 18 000 inimest.